veel peaks siin rahvuste päeval ja siin sellel tantsupõrandal esinema, kui mitte meie. Meie rühmast on läbi aegade läbi käinud väga palju toredaid vene rahvusest tantsijaid. Praegu on meil siin üks tore lätlanna ja üks tüdruk, kes siis on natuke lätlanna ja me paneme valmis ennast kassariku tantsuks, mis on puhas Eesti värk. Juures olevalt pildilt näha on tegemist vihmapausiga. Lepalind vihma ei karda. Ma usun, et vihm hakkab õige pea meid kartma ja lihtsalt lõpeb ära. Kõik lepalinnutantsijad mõtlevad sellele, kuidas seda meremehe lugu tantsida. See meremehe lugu on just üks selline märg ja vihmane ja ega seal pisaratest puudu ei ole. Meremeeste tantsus on käed naistel südamel ja igatsevad nad oma mehi. Aga pärast meremeeste tantsu on väga hea meel, kui see mees merelt tuleb ja hüüab tere tibukene. Aga meie peame pausi just nii kaua, kui taevakraanid kinni keeratakse. Ja võib juhtuda, et tänasel esinemisel lepalind isegi lavale pääseb. Nii et olge naised kõigeks valmis.
tantsimata jäävad. Me oleme tantsinud õues päris paljude miinuskraadidega. Oleme kuuma ilma trotsinud, selleks meil need ilusad punased pottmütsid peas ongi, et kuum ligi ei pääseks. Ja nüüd siis läheme vihma eest lavale ja seame valmis ennast meremeheks. Teeme natuke väiksemaid samme ja saame oma meremehe ära tantsitud.